Nii, teen järgmise nädala ülevaate. Vaatame üle tähtsamad päevad uudiste vallas siis, et kus tasub siis rohkem tähelepanu pöörata, et olla ettevaatlik enda tehingutes siis. Esmaspäev midagi suurt, erilist ei paista meil toovat, et tuleb Hispaaniast meil erinevad uudised retail sales'i kohta aasta ja kuulõike põhine. Suure tõenäosusega esmaspäeval jätkub see, mis reedel alguse sai. Edasi teisipäev, esimesed sellised olulisemad uudised on meil tulemas ennem Frankfurt ja London Openit ka kella 8 Saksamaalt erinevatest piirkondadest. Suurem möll on siis London Openi ajaks vast möödas ja kell 9 on meil siis siin Frankfurt Open. Siin on tulemas siis Kreekast ja Itaaliast punasegast uudised. Saksamaa annab suure tõenäosusega selle suuna kätte, et kuhu poole meil asi liikuma hakkab. Ja on ka tulemas siis teisipäeval kell 12 Saksamaalt ka siis aastalikku põhine inflatsioonimäära uudis ja Itaalias samamoodi see inflatsioonimäära uudis. Ja üks sellised mõjusamad uudised veel siia on siis tulemas USA dollarilt enne New Yorgi sessiooni kell 2. Et tasub olla siis teisipäeval siin tähelepanelik, et hea on nii-öelda kaasa minna kasu lõigata siis sellest, mis meil siin need erinevad Saksamaa uudised siis enne Frankfurt ja London Openit meil annavad. Edasi kolmapäev. Kolmapäeval meil esimesed sellised olulisemad uudised on tulemas siis ka enne Frankfurt Openi. Ja Frankfurt Openi ajal on tulemas siis Euroliidu inflatsioonimäära uudis, aastalikku põhine ja ka CPI, et kolmapäeva hommikul siis tasub olla eriti tähelepanelik, eriti eurot kaubeldes, et võib näha suuremat volatiilsust. Ja järgmised uudised on siis meil USA dollarile peale kella 12, ADP Employment Change ja ülejäänud teised ka siin enne New York Openit tulemas siis punasegast uudised. Just praegu vaatan, kellaajad on kuidagi nihkes, ega siin ei ole tulemas, peast ei mäletanud, kas ja millas see kella keeramine meil on. Et kui on kella keeramine, siis need kõik jäävad siin New York Openi ajaga, aga selle uurib pärast järgi. Edasi neljapäev. Neljapäeval meil ka suuremad uudised siis jäävad siin Frankfurt Openi ajaga, ehk et enne Londoni sessiooni algust on siis suurem põnts ära käinud juba, on tulemas Euroliidu kohta unemployment rate, punasegast uudis ja ka GBP-le on tulemas siis CPI ootus, punasegast uudis. Et need mõned siis sellised olulisemad siin Frankfurt ja London Openi aegas enne seda ja järgmised siis olulised keskpäeval on siis USA dollaril tulemas jätkuv töötusmäära uudised ja 4 nädala keskmine, et keskpäeval huvitaval kellaajal, imelikul kellaajal isegi võiks öelda, on need uudised tulemas. Polegi varem seda nagu täheldanud, et sihukesel kellaajal. Huvitav päev see on neljapäev olema. Ja õhtu kell 5 siis Euroopa Keskpanga künduse kõne. Ja lõpetuseks reede. Reedel on meil siis ka kõik uudised siin enne London ja Frankfurt Open ära. Euro kohta erinevad Euroopa Liidu riigid ja ka Euroopa Liidu enda siis nii-öelda euroala enda siis PMI uudis ka siin sees. Ja jällegi 12.30 huvitaval kellaajal. Pean uurima seda kellaaega. Mingi nihe on kuskil toimunud ja väga suur nihe, et NFP on meil tulemas siin 12:30 päeval. Tavaliselt jääb see kindlalt New York Openi algusesse, aga nüüd on sihukesel kellaajal. See on midagi eriskummalist. Maailma nimelikuks muutunud. Aga kõik USA dollariga seotud punasegast uudised, NFP kaasa arvatud reedel, siis kõik enne
New York Openit. Et päris imelik ja huvitav päev saab olema. Seda peab täitsa uurima. Et huvitaval kellaajal uudised. Aga see selleks. Põhilise info annab meile siiski graafik. Et kuhu on turud liikunud ja kuhu poole on siin ootus edasi. USA dollari indeksit sai siis oodata kahte suunda. Et kas liigub ülesse, supply demand aladesse ja siis toimub sealt põrge alla või näeme alla liikumist, täidetakse ära siin see 4 tunni supply demand, kuna oleme jõudnud siia daily ja weekly suuremasse alasse sisse, ära puutun, ilus reaktsioon siit olemas ka. Ja tuleme nüüd täidame siit selle ja saame siit endal põrke ja täpselt nii ka siis turg käitus. Et täpselt siuke liikumine tuli ilusti siia alasse ja siit toimus siis korralik lend. Nii. Selle võib tõmmata siia maale, see ala on siin kasutatud. Siia saame kopeerida uue ala. Siin peaks selle ala põhja võtma selle wiki järgi. Nii, ja on ka meil siin üleval pool ala. Et mis on siis veel kasutamata. Nii, ja müügi poole pealt ka on meil ka siin müügiala, mis on kasutamata. Siia suure tõenäosusega turg tuleb põrkab sisse. Hetke vaates praegu siin 4 tunni graafiku pildi peal, siis eelnev liikumine, mis meil oli, turg liikus alla, tegi tagasi tõmbe, liikus alla, murti struktuuri alla poole, liiguti ülesse, toimus tagasi tõmme ja murti jälle ülesse, ehk et murti siit viimasest olulisemast tipust läbi ja on ka siit korrati likviidsus. Siin on veel meil alles seda päris korralikult, ehk et turul on potentsiaali veel siis kõrgemale liikuda. Võiks öelda ka siis, et siin ilus head and shoulders, kus meil on õlg, pea, õlg ja nüüd on minek, et siit ootaks jälle siis ülespoole minekut. Ja on meil siin kasutamata alad siis ka ilusti ees ootamas. Nii, tõmbame selle 4 tunni ala siia kaugemale välja. Vaadates graafiku pilti, ootus oleks siis, et turg tuleb meil siia alla, saab kas meil siit endal põrke või liigume siis, nii vale asi tuli, või liigume siia alumise supply demand alapoole ja saame siit põrke ja need on ühed stsenaariumid. Teised, mis meil terveks nädalaks võib vast kooruda, on see, et me tuleme siia supply demandi ja toimub ka ainult alla liikumine kuni siia alumise alani välja. Võime ka vabalt tulla siis seda ala eirata, ehk et see saab nii-öelda violated, rikutud ja tuleme haarame siit likviidsus ära ja tuleme siia sellesse supply demandi sügavamale sisse. Et sellised erinevad stsenaariumid täitsa võimalikud. Üleval pool meil ilusti 4 tunni supply demand ka terendamas, mis kutsub ennast täitma. Nii, GBP uuesti sama jutt, mis siis dollari indeksil peegelpildis, et sai oodata, kas siis turg liigub alla poole, et GBP-l märkisin jah, küll teistpidi, et oleks sukest 2 liikumist nii-öelda dollari indeksiga paigas olnud, aga sai märgitud nagu siis teisiti, et 2 liikumist teissuunda, aga sellega poolest turg ilusti täitis seda. Tuli üles, täitis ära supply demandi ja ilus kukkumine. Ilus alla liikumine. Et turg täitis igate pidi, siis ootuseid. Nii, siia paneme ka supply demandi, mis on kasutamata. Ja saame ka siia märkida kasutamata supply demandi. Väga palju kasutamata alasid on meil siin ees ootamas, kuhu poole siis turg minna võib. Allpool ostuala, see sai nüüd kasutatud, turg jõudis sisse. Vaatame lähemalt. Saame siia ostualakasega märkida.
esimene fair value gap on meil tegelikult juba siin vahel. Ja siin tuleks siis supply demand kuni siia selle põhjani välja tõmmata. Ehk et samamoodi koorub välja siis peegelpilt dollari indeksile, et turg võiks veel allapoole minna. Siin me jõudsime saba otsaga 4 tunni supply demand'i sisse, aga daily ala on veel puutumata, kasutamata, et ootaks turgu minemas veel allapoole, on meil eelnevalt ka siis ilus reaktsioon siin üleval daily alas, kuhumaani siis turg välja põrutus, et ootaks sealt ka siis turu liikumist edasi. Erinevad stsenaariumid. Kas turg täidab siit selle supply demand'i või tuleb meil siia, võibki siit kõrgemale tulla, siit likviidsust haarata. Märgime see võib-olla niimoodi. Ei ole ka välistatud, et ta liigub täiesti siia ülesse välja. See oleks mega ilus, kui ta selle ka siit ära täidab. Ja siis näeme alla liikumist. Liigutamegi selle teise sinna maani. Seda vahepealselt siin võime ka siit saada reaktsiooni, tuleb vaadata, mida meile turg täpsemalt siis teeb. Ja vastupidi liikumine siis, et turg saab siit supply demand'ist enda reaktsiooni ja liigume täitma ja eirama kõiki neid kuni siia ülemiseni alani välja. Ehk et täpselt siis peegelpilt dollari indeksile. Et kui dollari indeksi nii-öelda siis teine variant oli ootus, et saab supply demand'ist reaktsiooni põrke ja liiguma alla, siis GBP-l just vastupidi. Ja täpselt samasugust pilti sai märkida ka siis eurole, varasemad ootused. Turg ilusti täitis seda filigraanselt ja samasugust ootust ootaks ka nüüd siis 6 eurole, mis on ka märgitud siis GBP-le ja dollari indeksile. Meil siin allpool on päris palju ja tugevaid alasid, on meil siin 4 tunni ja ka daily ala siin allpool, mida siis turg täitma võiks minna. Siin vaatame korra, kuhu maani see turg siin läks. Okei, siin on weekly ala. Kas meil siin samas jalas on ka daily? Otseselt siin kasutamata nibin-nabin isegi oli. Weekly oleks pidanud ka siin maal väljas olema. Nii. Okei, see selleks. Turg liikus meil ilusti sinna välja, sai reaktsiooni. Kasutati juba varasemalt ära, tuldi uuesti, saadi, jõuti siia daily alasse sisse ja siit siis nii-öelda ilus täitumine. Nii, aga tagasi 4 tunni peale. Mis meil 4 tunni pilt siin räägib? Võiks kooruda samasugune asi välja nagu GBP-l ja peegelpilt ka siis dollari indeksil. Praegu sul paistab täitsa nii olevat. Nii, saame siia märkida. Supply demand ala üleval pool rohkem ühtegi ei ole. Siin 4 tunni peal vähemalt mitte. Loomulikult väiksematele ajaraamidel leiame neid külluses veel. Nii, selle siia. Ja samasugune ootus nagu GBP-l on ka eurole. Et kas liigume ülesse, saame reaktsiooni supply demand müügialast, emma kumböös neist ja siis kukume alla või tuleme siia alla, saame siit ostualast reaktsiooni ja läheme täitma kõiki neid supply demand'e kuni siia ülemisena välja ja siit siis ootaks pööret allapoole. Aga seda ootaks pigem siis terve nädala liikumist. Sest kui vaadata siit, kus meil siin on, esmaspäev, oligi meil siin. Esmaspäev punkt on me siin, esmaspäev teisipäev liikusime ülesse, põmps, tekitasime supply demand ala ja toimus kukkumine ülejäänud nädal. Et siin ka ootaks nüüd liikumist veel ülesse või siis esmaspäev teisipäev liigume natukene allapoole, jääme kinni ja siis toimub liikumine üles poole, et on meil tulemas siis ka NFP uudised, et väga mõjusad, mis võivad siis turgu visata väga kiiresti, väga kõrgele. Nii, NZ uuesti. Ootus oli peaaegu sama,
see teine või kolmas variant siis jäi peale märkimata, et turg üles tõmbaks, et oli ootus, et turg tuleks allapoole, saaks reaktsiooni siit nendest supply demand aladest. Tuli mingit reaktsiooni ta näitas siin, kuid kukkus edasi alla ja päris tugevalt kukkus alla. Et siin siis see prognoos nii hästi paika ei pidanud, aga see oleks ka ebaloomulik, kui need prognoosid nii täpselt kogu aeg paika peaksid, siis oleks see kauplemine väga lihtne. Nii, aga siin uued müügialad, mis on turg meil maha jätnud, et mida siis ootaks turgu täitma. Ja on meil suurem 4 tunni supply demand siin all. Vaatame korra daily graafikule, kas meil daily graafikul on ka siin siis ala olemas. Hästi mikro, võiks öelda, mikro fair value gap on meil siin. Ime pisike. Et siia saame märkida daily ka peale, et niisugune suurem ala, suurem vastupanu ala siin olemas. Ja loomulikult daily ala siin 4 tunni sees ka. Seda ma praegu eraldi välja märkima ei hakka. Nii, vasakul rohkem alasid rohkem ei ole. Siit võiks oodata ka nüüd turgu, kas siis edasi alla põrutama või teeb turg enda tagasi tõmbe. Fibo peale. 50%. Enam 50 juurde. Siin on silmaga eristada ka. On siuke joon või ala, kus siis turg on kinni jäänud, enda põrget saanud, läbi kukkunud, teistpidiselt jälle kinni. Et siuke sein või lagi ja siis kui ta läbi on läinud, jälle läbi, et siit lähedalt on jälle saanud reaktsiooni. Et siuke eristatav support resistant ala seal ka olemas, et ka siin 50% ootaks turgu tulema. Et mis siis tähendab, et neid kahte, nii markerid on kaasa, neid kahte ala siin otseselt siis ei oota, et vastu peaksid. Et pigem ootaks turgu liikumise ja ülemise supply demand ala poole, kus siis daily ja 4 tunni oma koos on. Kuid võime näha ka siin liikumist. Turg saab siit reaktsiooni ja jätkab alla minekut. Siin pigem seda. Esimene on tavaliselt niisugune söödaks. Ja teise variandina tuleme teeme niisuguse agressiivse hüppe ülesse ja siis näeme mingisugust pöördumist allapoole. Vaatame. Daily aladased. Kolmas variant. Selle võib ka peale märkida. Võibolla teeme õrna tagasi tõmbasid ülesse poole. Sest me oleme just kui ka mingisuguses support resistant alas siin sees, kus on varasemalt ka turg kinni jäänud, põrget saanud. Võime ka näha siit lihtsalt läbi murdumist ja näeme puhast liikumist siis otse siia alla alade poole. Nii, autõuste. Vaatame, mis pilti see näitab meile, kuidas prognoos paika pidas. Oli ootus ka, kas siis põrutub täiesti ülesse, tuleb tagasi 4 tunni supply demandi. Siia ta päris välja jõudnud suht lähistele ja toimus siis sulamine alla poole. Nii, see ala on veel kasutamata. Turg on meil tekitanud siia juurde järgmise ala ja kohe siin all ka. Äkki siin ka meeletu likviidsus. Saab näha, kui turg siia tagasi tuleb, mis siis saama hakkab. Kas on müüjad siin alles, kas müüjad kaitsevad enda positsiooni või mitte. Hetkel niimoodi vaadates 4 tunni peale, siis autõuestel struktuuri otsel murdunud ei ole. Tugevam põhi on meil siin. Tipp tehti siia. See on kõik põhimõtteliselt üks liikumine. Et siin võiks oodata siis turgu nüüd natukene enda tagasitõmmet tegema, enne kui edasi allapoole läheb. Allpool meil supply demande on kõvasti, mida siis turg täita võiks.
nii, võib saada siit reaktsiooni, vaatame korra kaugemat pilti. Siin paistab meil support resistant ala ka olema. Võib ka minna siia kõrgemale, natukene sisse, ülemise ala, või siis läheb ekstreemumi, täidab selle ja siis näeme alla sulamist. Teise variandina on meil siis eelnev struktuurikas siin. Et võime näha ka midagi taolist. Tuleme murrame siit selle põhja, siia supply demand sisse ja siit näeme siis tagasi põrget. Nii, GBP NZD. Siin ootus oli siis, et turg, kes liigub ülesse, jätkab murdumist väga-väga tugevalt, liigub ülesse, saab enda nii-öelda reaktsiooni ja kukub alla või tuleb siis alla siia supply demand'i, täidab selle ära ja siis liigume ülesse. Supply demand'i kasutamata, mis iseenesest on hea ja turg liikus ülesse ja seda pöördumist otseselt veel toimunud ei ole. Suhteliselt siuke, võiks öelda konsolideeruv üles liikumine meil siin aset leidnud on. Vaatame korra daily pildi peale. Ühtegi tugevamat ala, mis siin lähedal ei ole ka. Siin on ikka viimastel kuudel või viimase aasta võiks öelda siis, kui me oleme daily graafikul, et terve see aasta on siis suhteliselt tugevalt üles muudkui parutanud. Hakkas juba siin üle-eelmine aasta see asi pihta. Et tugevalt GBP NZD liigub siis ülesse poole ja ootaks siia ülemise ala täitumist. Saab näha, mis meil siin täpselt siis aset leiab. Vaatame, kas meil siin supply demand'e kasutamata on maha jäänud ka. Siin meil oli, see on kasutatud, ma seda välja märkima ei hakka. Järgmine ostuala, kus meil on kasutamata täitmata fair value gap on meil siin ja siis peaks tõmbama siia maale, siis on meil siin. Et siin ootaks minema siis turgu veel ülesse poole. Kas saame reaktsiooni siit, jätkame üles poole minekut või teeme siis suurema kukkumise. Siia supply demand'i, meil paistab siin support resistant ala ka olemas. Hind on siin nagu kinni jäänud, loomulikult siin allpool ka, aga siin meil kasutamatu supply demand ei ole. Ja näeme siit siis põrget. Vaatame korra. Valetasin ka natuke. Nii. Ei tohi nii kaugele tõmmata. Siin on meil isegi olemas, mis on suhteliselt ekstreemumis, kui hind peaks siiamaani välja tulema, siis siin enam otseselt sellele vastupidamist ma ei ootaks. See oleks juba päris ekstreemne allatulek, siis suure tõenäosusega murtakse siit see põhi, mis tähendab ka struktuuri murdumist, ehk et kui turg tuleb siit allapoole, siis on struktuur murtud, siis ootaks tagasi tõmmet ja edasi allapoole kukkumist. Nii, selline ootus GBP NZD-l. GBP ja JPY, siin ootus oli siis, et turg tuleb siia supply demand'i. Nibin-nabin ei puudu. Võib-olla jõudes ka, kõik oleneb siis maklerist, minul on siin Onda graafik, et nibin-nabin, osadel võib-olla jõudisti siia sisse, et sellepärast sai ka siit mõningase reaktsiooni, on ka meil ülemine, siis 4 tunni supply demand täidetud, et võiks öelda, et turg on meie ootusi, üht ootust vähemalt siin täitnud, kus liiguti siin natukene allapoole ja siis toimus üles liikumine, küll aga mitte nii agressiivne, nagu oleks tahtnud näha. Nii. Ja siin on meil ka siis daily weekly alad üleval pool, mis on hetkel veel täitmata. Nii, vaatame korra. Teeme niimoodi. Venitame need siia poole. Hetkel veel bullish liikumine GBP JPY-l, kuid ootaks siin siis ka pöördumist, võiks varsti näha seda pöördumist. 4 tunni peal ühtegi kasutamata supply demand'i siin ei paista, oleme praegu 4 tunni müügi supply demand'is sees. Et siin võime näha ka siis erinevaid stsenaariume, kas näeme kohe midagi taolist, et kukub läbi allapoole. Siia peaks panema tegelikult niimoodi. Nii,
saame siit reaktsiooni ja liigume ülesse siis siia supply demandideni. Tuleme siia allapoole veel, mis on suhteliselt ekstreemne, siis juba ootaks siia alumiseni välja, et turg suure tõenäosusega siis juba purustab selle. Ootaks siia. Või siis liigume siit veel ülesse, saame sealt reaktsiooni ja toimub siis alla tulek. Nii. Uuesti JPY enam-vähem sarnast pilti ootaks ka sealt. Varasem ootus siis, lõppeva nädala ootus oli, et kas turg tuleb allapoole, täidab ära 4 tunni supply demandi ja läheb siis, või paneb kohe ülesse ja turg otsustas minna kohe. Ehk et samamoodi 1-2 ootusest siis täideti. Siin on meil ka hästi palju siis supply demande müügi poole pealt veel täitmata. Turg hirmsasti võitleb, et minna üles poole. Ei paista mitte kuidagi lihtne liikumine. Vaatame, kas me siia saame märkida ostu supply demandi ja saame ka siia üles poole. Märkida siis ostuala supply demandi, mis on veel kasutamata. Nii. Müügiala poole peal meil on ka. Siin on põhimõtteliselt olematu fair value gap, ma praegu seda välja märkima ei hakka, sest seda suure tõenäosusega turg siis eirab. Nii ja siia ka ootused peale, et kas turg liigub nii või liigume siis ülesse, mis meil liikumine on nii-öelda olnud terve see nädal, võiks öelda siis. Tuleme siia supply demandid, täidame ära ja siis näeme alla liikumist. Vaatan korra dollari indeksit, kas seal oli sarnane ootus. Jah, umbes sarnased ootused. Et sarnast liikumist ootus siis ootaks ka siin uuesti JPY ja sarnast ootus ka siis GBP JPY. GBP JPY on muidugi hästi pikk maa siin minna liikuda, et siin peab midagi päris suurt toimuma, et see vahe ära täidetaks. Kuid on ennegi nähtud sellised hüper suuri liikumisi. Nii, uuesti käedil see ootus, siis kas turg saab endal põrkesid supply demandist ja liigub alla või tuleme allapoole. Ideaalis ootasin turgu, tuleme siia, aga turg otsustas minna kohe siit ülesse. Läks nii, mis seal ikka. Saame teha uued prognoosid. Ilusti näha ka, kus turg on tulnud, seda supply demandi eiranud ja see sama supply demand on olnud ka toepunktiks edasise liikumisele ja seda siin mõlema juhtumi puhul siis. Nii, vaatame, kas saame märkida siia peale ka ostumüügi supply demandi, uusi alasid. Siin meil mikro fair value capiga, fair value cap siin suurem. Ja on ka meil siin olemas supply demand. Nii, see on kaunis niuke suur. Klapib enam-vähem siis ka dollari indeksi pildiga ja uuesti JPY ja GBP JPY pildiga. Et turg siin sees nüüd liigub, vaatame, kas me leiame siit ka 4 tunni ala. On meil siin ka näha kasutamata, siin on kasutatud kõik. Jah, siin on kõik kasutatud, ühtegi kasutamata 4 tunni ala siin ei ole. Ja on ka siin puudutud ära siis supply demandi sisse. See siin ka ära kasutatud. Ehk et siin võib oodata ka turgu liikuma veel kõrgemale. Nii. Ootus, kas tuleme alla poole, võime ka siit samas saada, fair value cap jääb siia, toimus ka siin murdumine ja näeme turgu liikumas siis ülesse poole. Või tuleme siia ekstreememasse ja saame siit mineku. Või siis liigume otsejoones üles, see on 4 tunni poole
ja sealt võib-olla saame mingisuguse põrke. Kuigi see on kaunis pikk, suur liikumine siis uuesti CAD-i jaoks. Et uuesti CAD armastab hästi pikalt konsolideerida, aga samas kui ta lendab, siis ta lendab. Et mine tea, et midagi sihukest võib näha, oodata. Nii, lõpetuseks kuld, vaata mis meil kuld on teinud, kuld teeb kulda. Ootus oli siis, et kas kuld tuleb nüüd saab siit samusest support resistantist põrke, tuleb alla poole. Minu teine ootus oli see, et kuld tuleb teeb alla tõmbe ja siis läheb alles ülesse, aga otsustati minna kohe ülesse. Ja see sama support resistant, see ala lähedane, siis siin on ka toiminud. Nii, vaatame. Kopeerime siit neid jooni edasi. Enam-vähem sarnase vahega. Nad siia kujunevad. Nii, seda pikendame siia. Seda siia. Võiks üles poole veel ühe teha. Silmääri panen. Kulda ise kauple ja viitsi päris nii-öelda täpse punktina panna siia seda support resistant ala või joont siis. Enam-vähem niimoodi. 3800 peale päris jõudnud veel ei ole. See oleks järgmine verstapost, kuhu siis ootaks kuld liikuma. Saab näha, mis meil täpselt toimub. Kuld on teinud meil jälle siin mega pullis lükke. Tohutu hüpe, tohutu liikumine ainult ülesse. Ja siin jälle terve september siis. Peaaegu terve september, eelmine nädal siis. Et siin ka toimub siis ainult üles liikumine. Nüüd jälle väike vahepeatus. Aga kullale siin ka see ootus, mis me siin eelmine esmaspäev oli. Olime siin tõusus. Ootaks võib-olla mõningast tagasi tulekut. Alla tõmmet. Et kas kuld liigub allapoole või jätkame siis üles liikumist. Tuleme võib-olla teeme väikse tagasi tõmbe ja siis näeme murdumist ülesse poole. Näete, ega see muud ei ole, tuleb lihtsalt jälgida, vaadata. Nagu olen maininud, mina ise kulda otselt ei kauple, kuid märkida võin ikka, märkida ikka meeldib. Vaadates 15 minutit graafikupilti, siis kuld on hetkel ka praegu just kui support resistant alas. See just kui siuke joon, silmaga eristatav joon, kus siis on hind enda vastupanu leidnud ja kui on läbi murdnud, siis on seda vastupidi teistpidi leidnud ehk lagi on muutunud põrandaks ja põrand on muutunud laeks. Et täpselt nii on siis siin toiminud, et siit alast või ala lähedalt on siis enda põrget saanud. Et siin on meil tugev siuke vastupanu ja siit võiks oodata ka nüüd siis jälle vastupanu. Saab näha, kas ta nüüd ka kõrgemale siit läheb. Seda näitab meile ainult siis aeg. Vot, sellised ootused nägemas minult tulevaks nädalaks. Vaatame, mis turg teeb, mis võimalusi meile pakub ja lähme võtame neist kinni ja sõidame selle lainega kaasa.